aga meie viiuldaja, tuntud dirigendi, helilooja, linnuteadlase, tantsija, seesama teie poolt vaadates esimene mees, pilt ilus mees. Tema toodetud lugu Palamuse Reinlender. Aitäh, väga hästi tantsite. Vägev! Aitäh teile! Ja tulge meie sekka jälle tunni aja pärast. Praegu aga orkester vabastab pinna järgnevatele esinejatele. Marika Tuuslaul, mis siin nüüd siis on? Mis see siin nüüd on? No kuidas ma saan siis siit suurelt peolt ära minna nüüd, kui ei võtaks mingit taime kaasa igal juhul. Mul on neid päris mitu, aga praegu see jäi viimasena kätte. See on üks piparmündi sortidest Granada. Võt seda veel ei ole. Kas sellest saab teed ka keeta? Sellest saab teed, sellest saab, ta on niuke maitsetaim, ta on ravimtaim, niukest ikka üks parimaid ürte, mis üldse olla saab. Näiteks väga hea on šokolaadipiparmünt. Aga siis ma ostsin täna veel metspiparrohtu ja varemerohtu, mida ma ei ole saanud mitte kusagilt, 2 aastat olen otsinud, mitte kusagilt ei ole saanud, siit sain täna. Sul on siis kuskil nagu ürdiaed kohe või? No jah, mitte võib-olla väga ei peaks liialdama, aga ikka on jah päris suured peedrad niisugused. Kas see vastab tõele, et sa oled siin Kuremaa elanik või? Võiks öelda, et pooleldi, jah. Mul on siin nagu niuke suvekodu ja aed ja ikka tõeline kartulikasvatus ka ikka, väike oma kartul on ja mustrõikad ja porgandid ja niisugused asjad ikka on. Nii et väga mõnus. Kuule, kas sellisel päeval äkki poliitilised mõtted ka pähe tikuvad või minul näiteks küll mitte? Ei tahaks jah selles mõttes, et need asjad nüüd olgu küll täiesti lahus, et inimene ikka elab oma elu ja tegeleb peale töö ikka ka nende hobidega, mis talle meeldib, aga siis ei saa kõik ainult poliitiliseks teha. Sellepärast, et see üritus, siin minu meelest, see on niisugune koht, kus inimene tunneb, et ta on nagu jälle kodus. On ta siis linnainimene või maainimene, et Palamuse ja see koht on meile ju kõigile kuskilt lapsepõlvest, ta on nii ürgne tunne, et sellest ei saa üle ega ümber ja mulle tal on veel minuga seoses väike kontekst ikkagi kunagi, kui tehti seda filmi hakati tegema kevad ja suvi
et nagu see telekonkurss oli ja me olime 3 viimast, nii et Riina Hain valiti, aga me käisime ikka stuudiovõtetel juba ja niimoodi ja siis kuidagi on nagu meelde jäänud hästi kohe. Vaata, seda ma ei teadnudki, et sinust oleks ka võinud teele saada. Ja, ikka meil pandi hästi pikad patsid juba külge ja kõik niimoodi, aga siis jah, lõpuks öeldi, et nagu natukene liiga kõnnak oli linnatüdruku moodi, et siin oli vaja kes tugevat talunaist. No vaat, ja nüüd on niimoodi, Kurama aitab sind. Aga jah, siin on hästi tore. Ma arvan, et iga eestlane peaks täna siin olema. Aga siin on ka suur osa meist kõigist. Aitäh, Marika, ma ei pea sind kinni ja mul on nii hea meel, et sa hingelt elad kohe ka nagu siin. Ja minul on hea sinuga kokku saada, vana hea kolleeg, me oleme sinuga koos teid küll ja küll saateid. Nii et väga tore. Kõike ilusat. Kõike head. Kõike head.
Nii, oleme üles leidnud ka Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonna kooli muuseumi direktori Aarne Tegelmanni. Tervist! Tere päevast! Teie kui Palamuse Kihelkonna kooli muuseumi direktor, kuidas olete selle aastase väljanäitusega rahule jäänud? Tundub, et sellel aastal on väga tore väljanäitus, et on kauplejaid, on ostjaid ja ilm on suurepärane, et ma arvan, et see on õnnestunud 100%. Ja kes pole veel jõudnud Palamusele, on viimane aeg tulema hakata, sest et väljanäitus lõpeb kell 6 alles. Kuidas muuseum ja väljanäitus omavahel seotud on? No 15 aastat tagasi, kui see mõte siin Palamusel tekkis, et võiks sellist väljanäitust korraldada, siis ju on see tulnud ju ideest Oskar Lutsu näitemängust Kapsapea. Ja meie muuseum, kes on ka ju Oskar Lutsuga otseselt seotud, sest et muuseumis sellest tolleaegsest Kihelkonna koolis on ju Oskar Luts õppinud ja oma kevade kirjutanud. Et see on see, mis meid tegelikult siin Palamusel seob ja see seos ongi, ma arvan see. Ja räägime nüüd üleüldiselt natukene muuseumist. Tutvustage, mis seal näha võib, keda kohata võib? Jah, meie muuseum on 25 aastat vana. Avati ju Lutsu 100. sünniaastapäevaks 1987 ja oleme riigimuuseum, kes tutvustab Kihelkonna kooli ajalugu läbi Oskar Lutsu kevade. Ja loomulikult on ju neid inimesi, kes tahavad seda ehedat koolielu tulla siia samasse Palamusele nautima. Me korraldame ütlesuguseid ettevõtmisi. Ka praegult on näiteks meil väljas üks selline tore näitus nagu Kevade teatrilavadel. Möödub ju 100 aastat sellel aastal Kevade esmatrükist ja seda Kevadet on ju lisaks Kruusemendi poolt valmistatud filmile ka Eesti professionaalses teatris ja mitte ainult Eestis, ka Soomes ja Lätis lavastatud 17 korda ja see näitus annab väga sellise huvitav ülevaate sellest kevadest teatrilaval. On intervjuud näitlejatega, samas on võimalik kuulata ka katkendeid nendest etendustest, mis meil seal väljas on, nii et ma arvan, et igaüks leiab midagi enda jaoks huvitavat, mida siia Palamusele tulla vaatama. Kas läbi aastate on seal muuseumis ka tekkinud siuke tõmbenumber, mis on võib-olla kõige populaarsem? No näiteks mina isiklikult tean öelda, et eile, kui ma sinna esimest korda oma elujooksu sisse astusin, ja kui ma neid koolipinke nägin, kus taga siis seal filmis nad kõik istusid, siis minule olid need kõige suuremaks elamuseks, sest kas on mingisugune siuke tõmbenumber? Jaa, see ongi see, et meil on üks selline programm Vana ja koolitund, et kus me laseme kõikidel huvilistel Sule ja Tindiga kirjutada ja see on selline programm, mida tahetakse väga sagedasti meie juures näha, sellest osa saada ja loomulikult see, et ikka tullakse vaatama, et kus on need tegelikud tegelased, et kas tõesti oli siin pingis ka see Joosep Toots, keda me tegelikult ju kohalikud inimesed teame, et see oli ju Voldemar Tootson või kus oli see Raja Teele, kes tegelikult oli Adele Pärtelpoeg, kes siin ka Palamusel on elanud. Nii et need on need tõmbenumbrid, mis siin Palamusel on olemas ja loodame, et paljud siia oma tee leiavad. Aitäh teile ja edu edaspidiseks! Aitäh!
kõigepealt on leitud SEB pangakaart, visakaart. Vaadake, kellel see kaart kadunud on, kätte saab lavas sealt nurgast, kus on need teenindusvormis inimesed. Veel on tuntud huvi selle vastu, kus ja kes on ja kuidas saab kontakti Lada infoga. Lada info telefoninumber on 52 49 133. 52 49 133. Reelika Kivimurd. Veel on mitmed inimesed küsinud, kas ja kui kaua saab osta pileteid, millega loositakse välja see uhke paat, mida te siin kõrval näete. Pileteid saab osta veel ajalehe Voorema telgist kuni kella 3-ni, mil toimub loosimine, pärast seda loomulikult mitte. Nüüd on niiviisi, et muuseumis on kell 14.30 Leedu Verpeta ansambel, staadionil 14.15 ansambel Kruus, aga kõige põnevamaks läheb kohe siin pealaval, kus on parima kostüümi valimise lõppvoor ja autasustamine. Hetke pärast on nad teie silme ees. Palun, palun. Kui te olete julgenud rahva hulgas käia, siis tulge aga rahva ette ka. Julgemini, ma näen siin igasuguse huvitavas rõivas inimesi, kes ei hakkagi veel liikuma. Žürii otsus on karm, aga nagu ikka öeldakse, õiglane. 3. koha on saanud Gerli Odrusk ehk Leopold, kellele kohe antakse üle auhinnana Toila Spa kinkekaart 2 inimesele. Samuti on Toila Spa kinkekaart 2 inimesele, teisele kohale tulnud Reet Luukale. Ja peavõitjad on Gretel Õigus ja Eda Markov, kelle auhind parimate Lada kostüümide eest on 50 000 eurosenti. Tänan teid kõiki ja usun, et kogu rahvas on tänulik ja tunnustab mitte ainult seda ilu, mida te olete pakkunud, vaid ka seda tööd, mille niisuguste kostüümide valmistamine ja vaeva ja fantaasiat on nõudnud. Ja kõik osavõtjad saavad täiendava tunnustusena ainulaadse ja hinnalise valuuta, mille olemasolust te ilmselt ennegi teate, see on Paunvere 5 rublane. Ja palju õnne teile parima kostüümi võidu puhul. Kuidas selline idee üleüldse sündis?
idee sündis sellest, et kuna me müüme ka ehteid ja pärlid on veest, siis kasutasime selleks veetaimi, et hundinuia lehtesid ja siis hakkasime vaatama, kuidas nad ilusasti kokku sobitada ja nii tekkis idee kübarast, kuhu peale panna palju pärleid ja kuna praegu on ilus ja värviline sügis, siis meie vahtrad on ju nii ilusat värvi ja siis tegime nendest roosid, sest roosid on alati väga kaunid lilled ja kui neid saab veel puulehtedest valmistada, siis on nad seda rõõmsamad ja värvikirjavamad. Mul ei ole seal midagi lisada. Kui kaua ühe nii uhke kostüümi tegemine aega võttis? Mõnel õhtul natukene ja oligi valmis. Teil samamoodi? Ja me tegime neid koos. Ja mis nüüd siin täpselt kõik kokku on pandud? Kas on oma isiklikud riided või on siin ostetud midagi spetsiaalset juurde? Ei, siin on kõik see, mis on olemas olnud ja siis on need hundinuia lehed ja pärlid. Kapist midagi, mis on ja kokku sobitatud ja hundinuia lehed ja natukene pärleid ja traati ongi. Ja kas nüüd panete need uhked riided kappi seisma või kavatsete ka mõnel järgmisel väljanäitusel või laadal nendega esineda ja näidata, kui uhked need on? No tegelikult tahaks ikka midagi uut iga kord näidata, aga kõik, me oleme siin 4. korda ja kõik need eelmised, need on meil säilitatud. Meil on selline vana hea aidahoone, kus on nende jaoks ruumi. Ja siis kõik külalised, kes meil käivad, need vaatavad, imetlevad, et seda ma tean ja see oli tore ja... Aitäh ja palju õnne veel kord! Parimate kostüümide tegijad, kandjad on nüüd selgunud ja kenad prouad on oma arvamuse öelnud oma võidu kohta, aga öelge palun nüüd, Riina Tralla, te olete kostüümi konkursis žürii liige, aga tegelikult Palamuse kooli hoopis arvutiõpetaja. No miks teid sinna žüriisse panite? Mis teie teate siis sellest käsitööst ja kostüümist? No tegelikult on niimoodi, et mina olen oma eriala poolest küll arvutiõpetaja, aga mulle veeldib väga igasuguseid niisuguseid käsitöö harjumisi ka harrastada, et ma koon ja õmblen ja tikin, kui vaja, et oma lõbuks lihtsalt. Aga Palamusel on seda tähele pandud ja ju mind sellepärast siia žüriisse ka valiti. Et 1 aasta kostüümikonkursile ma olen ka ühe kostüümi teinud ja nägin sellega päris palju vaeva. Aga kui nüüd aus olla, siis ema oli vist see, kes teile edasi on kandnud selle soovi just käsitööd teha ja tegeleda niisuguse näputööga. Ja see on absoluutselt õige, et minu ema on siiamaani üks suur käsitöö huviline ja tegeleb kõik võimalike käsitöödega, ega see pärandataksegi nagu põlvest põlve. Teie kvalifikatsioon on nüüd paika pandud, aga räägime nüüd sellest, me nägime nüüd esimest kohta ja laval olid siin ka reas teised kohad, et keda te veel esile tooksite ja mis teile nagu silma hakkas, sest esikoht on üks ainult? No tegelikult oli sellel aastal päris vähe neid kostüüme ilmunud siia meie konkursile, et tegelikult tundub just nagu see laat oleks nendele laadakülastajatele sellise vammi nagu pähe löönud selles mõttes, et kõik tahavad kangesti oma rahast ilma jääda, et mitte tulla siia ilusas kostüümis, võtta näiteks välja oma vanaema või oma isiklikud rahvarõivad või stiliseeritud rahvarõivad või kas või millegagi tulla siia oma kostüümi näitama. Ja selle tõttu, täna oli ikkagi päris tegemine, et üles leida need kostüümid. Ja alati on niimoodi, et tuleb joosta ikka kõvasti siin platsi peal ringi, me jagame oma piirkonnad ära ja siis tegelikult püüame kõik teha selleks, et kõikvõimalikud kostüümid, mis siia on tulnud, ikkagi välja tuleksid konkursile. Ja
juba teist aastat ma märkan, et paljud inimesed tulevad mitmel laadapäeval ikkagi jälle kostüümiga, et osad siin eelmise aasta võitjad näiteks olid sellel aastal jälle väga ilusate kostüümidega, aga vaeva nägemise sellest aspektist lähtuvalt me valisime ikkagi need kaunid kostüümid, kes praegu esikoha said. Ja kindlasti me ootaksime, et järgmisel aastal ka õpilased tuleksid kas või klassiga, teeksid kevade kostüüme näiteks, et tegelikult sellel aastal on selle Lutsu niisugune juubeliaasta ja selle tõttu oleks oodanud tõesti Tootse ja Teelesid üks kiir oli, aga Lutsu ennastki oleks võinud olla siin päris mitmes erinevas variandis näha, aga kahjuks jah. Nii ta läks, et valik oli meil tegelikult väga hea, aga oleks võinud konkureerijaid olla rohkem. No on vist nii, et rätsepmeistrid Juuli ja Maali on nüüd siit Palmverest kuhugi ära läinud ja pole õieti õmblejad või kuidas selle värgiga on? Tegelikult selle aasta konkursil oli üks kostüümipaar, kus daamid nimetasid ennast Juuliks ja Maaliks, aga tõepoolest vist, kuigi neid õmblusmasinaid tänapäeval on müügil väga palju ja hästi erinevate võimalustega, et võiks ju inimene ise õmmelda väga lihtsalt, aga ikka püütakse tulla lihtsalt laadale nautima ja lustlema, mitte siis konkurssidel osalema. No pole hullu, aitäh proua Riina ja ma arvan, et tuleval aastal on midagi veel rohkemat, sest teie juttu kindlasti võeti kuulda. Tõtt öelda peab ütlema, et ega Heiki Vahar, näete, teie poolt vasakult esimene, tema talendid ei piirdu mitte viiulimänguga, mitte dirigeerimisega, mitte linnuteadusega, mitte komponeerimisega, vaid ka laulmisega. Ja kuna ta on tuntud linnuteadlane, ta jälgis tähelepanelikult kägude hingeelu. Ja nüüd paljastab ta oma pikaajaliste uuringute tulemusel. Kui algamas on suvi ja lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, kuku, kuku. On vaevalt tõusnud päike, ju kohe avab suu. Mu käokene väike kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, kuku, kuku. Kuku, kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, kuku, kuku. Miks kukud nõnda valjult mu käokene saab? Kas eluaastad palju veel elada võin ma? Kuku, kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, kuku, kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, 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 kuku. Kui lehtedes on puu, siis metsaservalt kostab kuku, kuku, kuku.
Aitäh! Lisaks laulmisele oli siin näha ka dirigeerimise meistriklassi. Me jäime hämmeldunult vait, kui Heiki Vahar hakkas vehkima oma poognaga. Õigeaegselt. Nüüd aga vaatame, viskame pilgu peale, palju siin on, ütleme, sooõigusliku volinikuna olen ma sunnitud vaatama, et naisi on rohkem kui mehi ja tekib küsimus, miks? Sest et naised armastavad mehi. Varuvad talvevarusid, varuvad šinki, vorsti ja juurpuu ja köögivilju. Ja mehed askeldavad kuskil õllesaalis. 1, 2. Kui naine armastab meid, kõik tööd teeb ära ta tema meid. Ta tassib puid ja peseb nõudre, voldib autot, lapsi koju toob. Ta kuningriigiks on kööd, siis kui laual nad sööb. Ta hüüab hei, hei, tulge muidu ja meeste päevad täis on askeldust, lõunasõbraga pits kohvikus, hulk pabereid jääb lauale, tolm katab neid vist kaua veel. Kui naine armastab meid, kõik tööd teeb ära ta ta tassib puid ja peseb juurde, voldib autot, lapsi koju toob. Ta kuningriigiks on kööd, siis kui laual nad sööb. Ta hüüab hei, hei, tulge muidu ja sööb. Neil lapsi kodus on kas 5 või 6. Mees harva neid näeb, täpset arvu ei tea. Vanem tütar on vist see, kes on pruudi hea. Noorem poeg vist see, kes arve teab peas. Kui naine armastab meid, kõik tööd teeb ära ta ta tassib puid ja peseb nõudre, voldib autot, lapsi koju toob. Ta kuningriigiks on kööd, siis kui laual nad sööb. Ta hüüab hei, hei, tulge muidu ja tukke sööb. Kui naine armastab meid, kõik tööd teeb ära ta ta tassib puid ja peseb nõudre, voldib autot, lapsi koju toob. Ta kuningriigiks on kööd, siis kui laual nad sööb. Ta hüüab hei, hei, tulge muidu ja tutte sööb. Kui lapsed juba õhtul magavad, siis mees ehk oma naisega juttugi ajas. Ta räägiks oma raskest päevatööst, kuid naine norskab, kuigi ei ole veel öö. Kui naine armastab meid, kõik tööd teeb ära ta ta tassib puid ja peseb nõudre, voldib autot, lapsi koju toob. Ta kuningriigiks on kööd, siis kui laual nad sööb. Ta hüüab hei, hei, tulge muidu ja tukke sööb. Ta kuningriigiks on kööd, siis kui laual nad sööb. Ta hüüab hei, hei, tulge muidu ja tukke sööb. Aitäh! Ja nagu eelpool juba mainitud, naised kõnnivad mööda kaubatänavaid, ostavad kokku juurpuu ja köögivilju. On hindvast kurjalegija, mul paras palkon trellida vaat. Ma olen ajanud nii porgandit kui peeti ja noaga olen esinud nii kurki kui tomaati. Ei neid lubatu siin räägin tõtt, on kõik lennu vatsasel. Kui sibula vastu iialgi ei ole julget tõsta kätt ma. Ei saa nüüd aru ma isegi, miks paneb mitte nutma. Seesama sibulas ei säästnud teravilju kiin, mu teravad kunst hambad nii.
Saalastust ei looda, kõigest suudaks andeks anda, kui mõrtukal ei tule mul ka karistused kanda. Oh mind vahest kurjategija, mu paares vaatan trellivad. Kui sibula vastu iialgi ei ole julge tõsta kättema, ei saa nüüd aruma isegi, mis paneb mida nutma. Ei ole julgen tõsta kättema, ei saa nüüd aruma isegi, mis paneb mida nutma. Just nõnda nagu nõudis lust, sõin õunu siiamaani just. Kord isegi andestus sõin ära paar banaani, ma kirkudel suules ja tuleb keelnud kaalikat ja peterselset mõttuda sai. Mu mõrtukano torkeri lõi. Kui sibula vastu iialgi ei ole julge tõsta kättema, ei saa nüüd aruma isegi, mis paneb mida nutma. Peipsi sibul, kõige parem sibul. Sibula vastu iialgi ei ole julge tõsta kättema, ei saa nüüd aruma isegi, mis paneb mida nutma. Et sibulas teeb seest terveks, Peipsul sibulas mehekavaks sibulas. Seest oli siiru viiruline, pealt oli kullakarvaline sibulas. On vitamiini hallikas. Peipsi sibulas, maailma parim sibulas on. Ka kõige töökam ja kõige ilusam päev, nagu tänane on olnud, jõuab ükskord lõpule ja sellele päevale tuleb anda hinnang. Niisiis on kätte jõudnud tunnustamise ja tänamise aeg. Alustame loomulikult kõige tähtsamast väljanäituse auhindadest. Suur Paunvere väljanäituse kiituse kirja on pälvinud Enn Kopli. Epp Kopli uskumatult pika kõrvitsa eest. Epp Hoovi, palun vabandust, siin on kunstnik nii peent kirja teinud, uskumatult pika kõrvitsa eest 171 sentimeetrit ehk täpselt minu pikkune. Suure Paunvere väljanäitus ja laate kiituse kirja on pärvinud Maie Lindsalu vägeva 52 kilose kõrvitsa eest. Suur Paunvere väljanäitus ja laat on kiituse kirja on pälvinud Kustide rühm sügisandide kompositsiooni eest. Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud ka Kaarepere rühm aiasaaduste kompositsiooni eest samuti. Nukkide rühm suurepärase sügistüdruku eest. Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud Alli Estorn särava tšillipuu eest. Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud Kaarepere kunstiring käsitööde väljapaneku eest. Kas see? Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud Romualdas Armilevitšius, Leedu linna Kaišorise linnapea abi eest 15. Suure Paunvere väljanäituse korraldamisel. Suur Paunvere väljanäitus ja laada kiituse kirja on pälvinud Kingalaid OÜ
abi eest 15. Suure Paunvere väljanäituse korraldamisel. Muuseas on nende välja pandud, kui ma eksi, siis uhke paat, mis veel välja loosimist ootab. Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud teile kõigile hästi tuntud Maaleht abi eest 15. Suure Paunvere väljanäituse korraldamisel. Uhke Maalehe esindajad. Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud Toila Spa abi eest 15. Suure Paunvere väljanäituse korraldamisel. Tähelepanelikud inimesed publiku hulgas teavad, et nemad panid kostüümipreemiad välja. Suur Paunvere väljanäitus ja laad selle kiituse kirja on pälvinud Peipsi lahing abi eest 15. Suure Paunvere väljanäituse korraldamisel. Suure Paunvere väljanäituse ja laada kiituse kirja on pälvinud ajaleht Vooremaa abi eest 15. Suure Paunvere väljanäituse korraldamisel. Aga paluks teie häält ka kuulda lasta järgmise laulu ajal. Ja nüüd võtame selle tooni, see oli see E. U või? Palamuu. See. Võtame see, Palamuu see. E. 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 Nüüd tuli õige. Nii et palun siin vasak pool ja parem pool. Saite aru, jah? Siis vasak pool, palun. Palamuu see. Väga hea. Ja teine pool, Palamuu see. Oli ka, väga hea, enam-vähem. Ja nüüd võtame korraga Palamus. No ilma orkestrita ei tule siit midagi välja vist suurt, aga ega seal Köstri ajal ei olnud ka see lauluvärk nagu ta oli. Igal juhul. Esimene tants on aisa, laasega pütsid paas, teine tantsid pango, lasega põlved nohu, teine tantsid tango, lasega põlved nohu. Kolmas tants on kitarr, ära seda millase, see milles tants on nagunii, ei ole pääs kellegi, ja milles tants on nagunii, ei ole pääs kellegi. Solo. Viies tants on vastakuid, tantsida kaasata kualai. Kuues tants ka maarus ka tule ohneid kaasa alusta. Kuues tants ka maarus ka tule ohneid kaasa alusta. Solo. Seitsmes tantsud samba, ikka tara nurkad tõmba, meie tantsid kõik on keenad, sootes suisa keevad, tantsid kõik on keenad, sootes suisa. Ja nüüd siis
tähelepanu piletiomanikud, jälgige hoolikalt enda piletinumbreid ja kogu mängu on saabunud kõige tähtsam pileti auhinna loosimise hetk ja see au on vallavanemal isiklikult. Ega ma nüüd seda au endale ei kauplenud, aga tuli välja, et kedagi ei ole, kes loosiks. Enne ei olnud auhinna tahtjaid, nüüd tuleb välja, et ei ole loosijaid ka. Me ei lähe siit täna enne laiali, kui on välja loositud see lodi siit ja meil tuleb välja on teine asi veel loosida, on kanuumatk 20-le, millele see Peipsi lahing on välja pannud. Üks võidab, komplekteerib oma meeskonna ja võib sõita. Aga alustame paadist. Meil on trükitud 19 999 piletit tänasele üritusele, mille kõigi numbrites esimene number on 0. Teine number saab olla 0 või 1. Sarvik, tule siia. Tule lavale. Ütle mulle number, kas 0 või 1, kumb sulle rohkem meeldib? 1, ta vaatas oma pileti järgi ja number on 1. Aitäh! See poiss teeb sohki lapsest saadik, juba me teda rohkem ei kutsu siia. Tütarlapsed seal punases, tulge mu juurde. Mõlemad, jah, julgesti. Järgmised numbrid on 0-9 võimalik olla. Palun ütle üks number 0-9-ni, ei vaata. No, ütle rutem. 3. Ütle sina teine number. 2. Aitäh, võite minna. Vaadake nüüd, armsad inimesed, oma pileteid. On ka mõnel midagi niisukest või? Võib-olla saame ruttu hakkama, et on ühel selline pilet ja rohkem ei olegi midagi loosida. Ei, no aga mis me loosime, kui niisukestki ei ole? Ei ole kellelgi? Tõuske püsti, kulla rahvas, kui kellelgi on niisuguse algusega piletinumbrid. Ei ole? On, üks ainukene või? Kas on veel? Veel on teine veel. Okei, veel. Võtame järgmise numbri. Lugupeetud härra reporter, operaator, ütle üks number 0-9-ni. Nii suuri numbreid ei tunne. 7. Läks mõnel pihta. Tule siia. Sa kardad. On siis 7 pilet või? Vale number. Ei ole 7. Ütle uus number. On. 7 on olemas. Rohkem 7 numbreid ei ole. Siin ei ole midagi ette jääda, see tütarlaps on võitnud selle paadi omale, sest rohkem võitjaid ei saa olla, ülejäänud numbrid ei ole tähtsad. Kui teil seda 7 ei ole, siis edasini ei loe ju. No miks te vait olete siis? Ma karjun hääle ära, tulge siia, kell 7 on. Noh. No kus on need 7-ga? On 7. 0, 1, 3, 2, 7 numbrit otsin. On niisugune? Ei ole rohkem? No ei ole viimast numbrit vaja öelda, kui 7 enam kellegil peale selle tütarlaps ei ole, siis ülejäänud numbrid ei ole tähtsad, ta on niigi võitnud juba. Ta on... Ahaa. Ja, me loeme numbreid otsast peale ikka. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Aga kui meil ei ole juba 5. numbrit rohkem kui ühel inimesel, siis 6., 7. teid enam ei päästa ju. See paat on läinud. Olete te minuga peri? Ei taha keegi mind kohtusse kaevata? Siis ma tänan teid kõiki, ma tänan võitjat. On väga tore, et auhind läks ära. Me vormistame selle
natukene hiljem seal nurga taga, ärge ära kaduge kuskile. Aga just sai öeldud, et meil on tagavaraks veel kanuumatk 20-le. Ma arvan, et me anname selle ära täpselt samal meetodil, nagu me praegu tegime. Tundub, et see on aastate jooksul proovitud ja küllalt lihtne ja kiire meetod ja me ei pea ka kuude viisi või nädalate viisi jõuludeni ootama, kuni võitja välja tuleb. Ja kas siis üldse tuleb või peab vallavanem auhinna endale võtma, see on suur jama. Esimene number jälle 0, kõigil piletitel 0. Järgmine number on 0 või 1. Ütle sina, Toolik. 0. Vanemad prouad on hästi targad prouad. Palun, proua. Üks number 0-9. Oma numbrit vaatasid või? Väga hea, 3. On, ma usun 3-sid on kindlasti veel palju, ma ei hakkagi vahet pidama, võtame kohe järgmise noormes siin šašlõkki varrast ahjuroobiga. Tootsi poiss. 1, 5. Nii, nüüd mul on juba väike huvi, on sellised numbrid olemas kellelgi? No tõuske püsti, ärge häbenege, ma ei näe, ma ei jõua vaadata ja veel parem tulge kohe siia. Teil on nagu nii vähe järgi jäänud. Tuleb. Mõni häbeneb, mõni ei häbene nii väga, aga mina ei tea, kust te olete maakad olete, et teil nii häbi on siia püüne peale tulla või? Need lähevad hoopis minema sealt. No tulge, ega muidu me anname esimesele auhinna ära ja ongi asi mutt, nagu öeldakse. Vaata piletit, klapib. 0035 pilet on olemas, on kellegil midagi veel vastu panna. Tuleb. Palun sinna pileti kontrolli. Kõik või veel keegi kuskil ootab, hoiab oma nunnut sängi all või? Ei ole. Nii rumalaid ei ole meie seas. Romas, говори мне номер от 0 до 9. 3. Есть у вас, on teie kellega sel number? 3 järgmine number, jah? Oot, ärge minge ära nüüd, ega siis kõik ei ole veel kadunud, ei ole. Plahoi номер сказал мне. Говорит следующий номер. 5. Ei, järgmine 3 asemel. Tõmba see 3 maha ja pane sinna 5 asemele. Kas nüüd on asi parem? Jälle ei ole. Tõmba see 5 ka maha. Kuule, ütle ise, kas õige number. Kaua me siin jupsime? 7 on õnne number. Kuigi tal omal piletit ei ole, tema õnne number on 7. Kas teil on ka 7 õnne number? Kuule, mis numbrid teil on? Me oleme pool numbritest ära lugenud juba. Läheb 7 ka maha. Kes tahab numbrit öelda? 6. Öeldi 6, pane 6. Nii. Jälle põle. 4. Olgu 4. Olemas. Üks ainuke. 2 piletit 4-ga. Pole oluline, mõlema üks reis on 20-le, üks ainukene reis. Ükskõik kumb võidab, aitäh teile tulemast, aitäh loosimast. Proua, teid me palume siia tahab poole ja teile teeb see Peipsi lahing niisuguse retke korraldab, kaaslased võite ise valida või saata, keda iganes soovite. No, meil on nüüd järgmine loosimine. Ajaleht Vooremaa tahab kellelegi õmblusmasinat anda. Vaatame, äkki läheb paremini kui paadiga.
nii kõigi vahel, kes täna tellisid aastaks Vooremaa, loosime me välja Toyota õmblusmasina. Urmas aitab mind. Ja võitjaks on Jutta Soodla. Lõikasid kõvasti maha. Jutta Soodla Palamuselt. Ohoo, midagi jääb koha peale ka. Ja nüüd on siis lõvid tegutsevad. Aitäh. Meil oli siis Palamuse Lions klubil täna selline arvamusmäng, kus oli vaja ära arvata juustukera ümbermõõt, palju on kommikotis kommi, kartulikotis mitu kartulit ja selles purgis palju on mett. Ja oli ka veel üks purk, kuda me küsisime, et mis seal sees on. Seal sees oli ülgerasv, mitte keegi ära ei arvanud. Ja nüüd ma palun siia juustukõra ümbermõõt oli 85,5 sentimeetrit. Kõige täpsemini arvas ära Kärt Katrin. On siin. Kärt Katrin. Kull. Ei ole. Siis võtame ühendust. Telefoninumber on meil olemas. Kommikott. Kommikotis oli 183 kommi ja ära arvas Jaan Paul täpselt 183. Jaan Paul on siin. Näed, see poiss hiilis seal meil juba tund aega, aga ära arvas. Palun. Tuli. Kartulikotis oli 204 kartulit ja jällegi kõige täpsemalt arvas ära Kärt Katrin. Kas teda ikka siin ei ole? Telefoninumber on küll olemas meil. Ei ole. Ja mesi, selles meie purgis on täpselt 900 grammi mett ja ära arvas Esko 880, kõige täpsem. On siin. Kui ei ole, meil on telefoninumber, võtame ühendust. Soovin endagi poolt õnne kõigile nendele õnnelikele ja nagu viimased auhinnad, siis ei tulnud need mitte ka paljast õnnest, vaid hästi terasest pilgust ja hindamisvõimest. Aga nüüd on veel ees üks kogu Palamuse rahva jaoks väga oluline ja tähtis sündmus, sest ei ole midagi olulisemat kui turvalisus meie elus. Küllap te kõik olete näinud siin kõrval olevat uhket tuletõrjeautot, mis on natukene eile ja täna poseerinud ja tuututanud Palamuse vahel, aga tema lugu nii protsessuaalselt kui juriidiliselt algab praegu. Selle auto võtmed annab Palamuse vallavanemale üle Rootsi tuletõrjeinsener Göran Persson. Det är mycket roligt att vara här i Palamuse. Jag önskar att få överlämna nycklarna till brandbilen. Till kommunstyrelsens ordförande. Göran ütleb, et on tore olla Palamusel ja hea meel anda selle auto võtmed, mis meie tuletõrjele lähevad üle meie vallavanemale. Jag hoppas att brandmännen i Palamuse får mycket nytta av bilen. Ta loodab, et meie Palamuse tuletõrjejõudele on sellest suur abi. Aitäh toojale. Teda on alati väga meeldiv Palamusel vastu võtta, sest ega ta ilma autota ei tule. Tänu temale ja tema kodukohale, Ale kommuunile, me oleme nii jaksukad, et me võime oma vabatahtlikku komandot pidada.
ja selle tänumärgiks ma annaksin väikese tänukirja üle ja koos hulga rahaga, väga väärtusliku rahaga, mida Rootsimaal naljalt saada ei ole. Ja see on meie kohalik kõige kõvem raha. Kui sul üldse seda Rootsi krooni enam ei ole, siis lase see käiku. Aitäh sulle! Mul on teine samasugune kiri veel Ale kommuuni jaoks. Ma loodan, et Göran vahendab ja viib ka selle kohale. Või kutsume kedagi eraldi. Võime Bertili kutsuda. Bertil! Bertil tuleb. Ma tänan Rootsi inimesi selle aastate pikkuse abi eest, mis nad on meile osutanud. Aga minust ei ole tuletõrjujat. Ma pean selle vähe kobedamatele poistele selle autovõtmed paraku üle andma. Süda tilgub verd küll. Aga Margus, kus sa oled? Kasuta hästi seda masinat kohaliku rahva hüvanguks. Aita naabreid ka. Margus on meie kohalike vabatahtlike pealik. Tänu temale meil see komando siin jällegi tegutseb. Aga siin on olnud veel kaks inimest seotud selle autoga Rootsi abiga meie vabatahtlike või kutselise komandoga, keda ma ei saa kiitmata, ära märkimata jätta. Üks on kauaaegne Jõgeva pritsumeeste pealik Jüri Alandi. Sellest on väga väga aastaid möödas, kui me hakkasime koos Jüriga ja Jüri õhutusega seda Palamuse komandot, riiklikku komandot siia rajama. Me saime kolhoosi käest maja ja valla käest natukene raha ja parseldasime ta kolhoosi riigivara katteks ilusti ära. Meil oli hea operatsioon, ma arvan, et see oli üks parimaid tehinguid tol ajal. Aitäh! Ja on veel üks mees, kes viimastel aastatel on sidemeid rootslastega hoidnud. Taambet Köit, kus sa oled? Pritsumeestel on üks väga huvitav komme, mis on tegelikult seotud üle maailma levinud kombega. Teatavasti pannakse kõigile laevadele pidulikult nimed. Ja on ka niisugune tava, et tuletõrjeautodel on nimed ja nagu ma kuulsin, olevat heaks kombeks, et need on naisterahva nimed. Praegu peaks selle auto nime sildi eest eemaldatama kate ja te näete, mis nimi on teie uuel kaitsjal. Selle tseremoonia lõpetuseks saab sõna Lõuna-Eesti päästekeskuse direktor härra Margo Klaas. Hea Paunvere laadarahvas, see tänane päev, mis te siin olete olnud, on teil selja taga kogu aeg olnud kaitsmas Palamuse priitahtlikud pritsumehed. Ja mul on ääretult hea meel, et see auto on nende meeste jõudu oluliselt suurendamas. Siiamaani nad on hea Palamuse valla toel saanud väga hea tehnikaga juba toimetada, aga nüüd on see veel paremaks läinud. Ja ka Lõuna-Eesti päästekeskuse poolt tahan tänada
just neid kõige tähtsamaid inimesi, kes on selle auto siia saamisega kõige rohkem toimetanud. Kõigepealt meie hea kolleeg Rootsist, Göran Bergström. Üks meie oma poiss, Tambet Kütt. Ja ilma kohaliku väga aktiivse toetuseta see auto siia kuidagi jõudnud ei ole. Härra vallavanem Urmas Astel. Ja mul on veel paar sõna. Paar nädalat tagasi, kui Eesti riiklik päästeamet tähistas organiseeritud tuletõrje 94. aastapäeva, siis oli meil plaanis üle anda üks väga tähtis aumärk. Selleks on päästeteenistuse hõberist ja selle saajaks pidi olema Palamuse vallavanem Urmas Astel. Kuna Urmas ei saanud sinna kohale tulla, siis ma kasutan seda võimalust ja annan Urmasele selle aumärgi täna siin kätte. Urmas on olnud üks suur päästeteenistuse toetaja ja see, et Palamusel on olnud riiklik päästekomando nii hea, nagu ta on olnud üks Urmase suur panus. Ja see, et peale riikliku päästekomando sulgemist on just Palamusel pikka aega kestnud vana traditsioon uuesti elustatud ja priitahtlikud pritsumehed on aktiivselt toimetama hakanud. Selles on Urmasel oma väga suur panus olnud. Ja mul on tegelikult isegi ääretult hea meel, et Urmas ei saanud tulla seda autasu võtma kätte Tallinnasse, vaid saab seda teha Paunveres kohaliku rahva silme ees. Aitäh. Ma tunnen, et see ei ole niivõrd mulle, kui see on nendele meestele, kes siin on 20 aastat tegutsenud. See on ainult ühine töö. Aitäh. Käepigistused jagatud. Meil on ka muide olnud väga ülev hetk. Nimelt kohtusime ehitusettevõtjatega ja ütleme niimoodi, sloogan või see loosung meie jaoks läbi aja on maja nagu vaja. Ja tervitame kõiki ehitajaid ja soojustajaid. Ja meil palju lugusid ei ole. Meil üks lugu on ehitamisest ja soojustamisest. See on lugu vanadest majadest. Ja kui on arhitekte vaja, siis me oleme siin olemas diplomeeritud arhitektid. Jagame nõuandeid, informatsiooni, jagame nõuandeid. Meil on nii praktikuid kui teoreetikuid. Aga lugu. Armsad vanad majad, kuumajad lõbusad, on tulnud uued ajad, te peate kaduma, kui palju teist on soojus ja elu läbi käib. Kes mäletab te noorust, kes on te sündi näinud, miks kortsutate kulmu? Kurb minekust on meil, häädrootsi aegset tolmu, on pööningutel veel. Maja nagu vaja. Seal tubades tapeedid, mil kenad roosid peal. Ja köökides veel pliidi ja maja vaimud hea. Armsad vanad taadid, ehk lohutab see teid. Teil pojad silikaadid, siin heagi tõstvad päid.
kui palju teist on soojust ja elu läbi käib, kes mäletab te noorust, kes on te sündi näinud. Kiituskirjad ja suured auhinnad on nüüd jagatud, aga me tahaks näidata veel paari nunnut, mida siis Pärnumaal ema Vaike ja tütrekene Katrin on kasvatanud. Ja need on hästi suured sibulad, on ka nunnu konkursil. Kui palju niisugused nüüd kaaluvad, mis te siis konkursil tõite? Tänavu kilo 100 kaalusid. Ja mitmes aastad siin käite Palamusel? 3. aastat juba. Ja aukirju palju olete saanud? 2. Aga öelge nüüd nii, et tänavu on ju olnud päikest väga vähe, vett rohkem, et mida see Sibula poissist nii kangesti tahab ja kus te seda päikest olete laenumas käinud? No ega päikest nagu ei olegi olnud, aga eks teine suvepool, soe suvi ja vihmased ilmad, et need aitasid kõvasti kaasa. Aga mis väetist peab siis siia panema sellele nunnule, et ta nii suureks kasvab? Sest tihti on öeldud, et muudkui panevad ja panevad seda kunstväetist, aga mida teie panete? Meie ei panegi midagi, meie lihtsalt sort on selline. Mis sort see on, kust see pärit on? See on Tšehhimaalt pärit ja on Globo. Ja mis maitse tal on? Magus ja mahlane, natukene ikka teravust ka, aga ideaalne perenaiste sibul, et ta nutma ei aja. Kas te võite saata näiteks need nunnud ka, ütleme, mahe toodangu konkursile ja seal need teevad analüüsid ja see selgub, et kõik on hästi? Võime küll saata. Mis te veel peale sibula kasvatate? Porgandit, tsillit. Tsilli on ka tänavuga päris ilus kasvanud. Aga kui nüüd vaadata ettepoole, siis mida peab siis aiapidaja nüüd sügisel tegema, et tuleva aastal oleks veel suuremad nunnud ja veel maitsvamad? No kiiresti tuleb muretseda järgmiseks aastaks uus seeme ja maa üles teha uuesti ja siis ongi märtsi alguses uuesti seemned mulda. No kena, nii et järgmisel aastal siis uuesti Palamuse väljanäitusele ja veel suuremate ja maitsvamate nunnudega. Kõik head teile, aitäh! Jah, aitäh! Meremüha siiamaani ei kosta, aga jäljed merest on üle Eestimaa igal pool näha. Me laulame nüüd ühe meremeeste laulu. Imelik nimi on sel laulul, See Me. Aga sisu on eluline. Kui need laiad merelaid löövad üle ranna, siis võib noor ja nägus kalun veene valmis panna. Siis võib noor ja nägus kalun veene valmis panna. Kui on mulle pära mingi aegu jaksu vaja, tule mulle paadiviga terveks elu aja. Tule mulle paadiviga terveks elu aja. Kust ma tulen, ära küsi, kõik see oli eile. Täna ainult paistab päike, paistab ainult meile. Täna ainult paistab päike, paistab ainult meile. Löö mu ümber tugev käsi, kalasapist viha. Hoian sulle murevarjut oma laia pea. Hoian sulle murevarjut oma laia pea.
armastan su sitket keha, karastatud tormi, juukseid mida verev laine, käharaeks on vormi. Juukseid mida verev laine, käharaeks on vormi. Sa ei ole iial tundnud elamisest valu, naerdes viskad õnge vette, püüaga ainult kalu. Naerdes viskad õnge vette, püüaga ainult kalu. Armastan su sitket keha, karastatud tormi, juukseid mida verev laine, käharaeks on vormi. Juukseid mida verev laine, käharaeks on vormi. Kui lööb üle Vene ääre, laine külma vahtu, eks kõik vanad põuedusad määrab ette lahtu. Eks kõik vanad põuedusad määrab ette lahtu. Päästeamet oli platsis, ega politseigi kaugel ei ole. Ükskord jooksis kinos kriminal ja tõus oli ilmihull. Kohe aga kinno põgenesin siis, esiritas ande pileti. Küll sa tehti piu ja küll sa tehti pau, meil on langes võites ajau. Mingil moel ma pehku sain, küll sa lasti piu ja küll sa lasti pau. Enne, kui me hakkame lõpetama siin oma otseülekandega, küsime veel Põlva linna pealt, kuidas meeldis selle aastane väljanäitus? Võiks ju öelda nii nagu mitmetel viimastel aastatelgi, et kui sind pole Palamusel väljanäituse aegu, siis sind pole olemas või oled sa haige. Igal juhul ma nägin siin täna väga palju põlvakaid ja mitte ainult, ma nägin väga palju tuttavaid inimesi üle Eesti ja ma panin tähele, et see ei juhtunud ainult minuga nõnda, vaid enamike inimestega oli nii, et keegi kedagi otsis, keegi kedagi leidis ja tõesti rõõm, ainult rõõm sellisest päevast. Nüüd, kui täna lõpetades 15. väljanäitust küsida, kas saab veel see väljanäitus areneda, kas saab veel kuhugi minna, kas saab minna paremaks. Ma tahaksin väga-väga tänada väljanäituse korraldajaid. Need, kes on teinud ära meeletu töö ja säilitanud seejuures optimistliku ilme ja teinud seda tõesti iga aasta natukene paremaks, mulle tundub. Väljanäitusest on saanud nüüd tõesti Eesti tootjate pidupaik, nii võib öelda. Selles pisikeses Palamuse alevikus on suudetud ära mahutada kõik riidemüüjad eraldi, siis kõikvõimalikud skulptuuritegijad ja potipunujad eraldi ja käsitöö eraldi ja toidukaup eraldi ja nii edasi. Kõigil on ruumi. See on fantastiline. Ja samas, mille üle mul on natukene kurb. Kurb on selle üle, et väljanäitus ise, seesama, mille ümber ju kunagi see Paunvere väljanäitus ellu kutsuti, et see on jäänud pisut nagu hõredaks. Tänavu oli vähem eksponaate kui näiteks aasta varem. Seetõttu mul oleks väga tõsiselt niisugune palve, et head Eestimaa inimesed, kes te kasvatate miskit oma koduaias, tehke seda juba niisuguse tahtmisega, et kasvatage midagi, millest
saaks ka nunnu. Ja see ei pea olema kõige suurem, see ei pea olema kõige magusam, see ei pea olema kõige karvasem. Ta peab olema teie enda kasvatatud ja südamega kasvatatud köögivili, puuvili, mis iganes. Ja kui te ise tunnete sellest rõõmu, siis uskuge, teised tunnevad ka, kui te toote selle sama oma nunnukese siia Paunvere väljanäitusele. Ja samas, täna ma väga ei näinud siin valitsuse esindajaid. Eks valimised on ju ka veel kaugel. Aga tegelikult ma tahaksin öelda järgmiste väljanäituste jaoks, et head põllumajandusjuhid, kes te Eestis olete seatud maaelu eest seisma. Paunvere väljanäitus on kõige suurem väljanäitus ja pidu Eesti maarahva jaoks. Tulge ja olge sellel päeval koos maarahvaga ja mitte ainult. Pange välja ka oma eriauhind Paunvere väljanäituse nunnudele. No üks auhind võiks olla kõige karvasemale, üks auhind võiks olla kõige suuremale, üks auhind võiks olla näiteks kõige mõrumale, aga ehtsale eestimaisele. Ja see ei peaks olema kuigi suur. See võiks olla ülipisike osa sellest rahast, mis me oleme ESM-i eraldanud. No see võiks olla näiteks 5000 eurot. Rohkem polekski vaja. Ma usun, et siis oleksid rahul nii need, kes väljanäitust korraldavad, need, kes nunnusid kasvatavad ja muidugi suure aplausi väärt oleksid kõik, kes siis sellest Paunvere väljanäitusest osa saaksid ja kes siin kohal oleksid. Kas täna, kui te siin ringi kõndsite, oli ka midagi eriliselt vahvat, kas kuskil müügiks või kauplemiseks, et mida võib-olla tuleks rõhutada, mida varem pole näinud? Tegelikult mina midagi niisugust ei kohanud. Minu meelest kõike on siin olnud ja oli ka täna. Aga meie pere ostis ilusa roosiistiku ja meie perele kingiti mesi taruvaiguga selleks puhuks, kui näiteks köha juhtub tulema või kui lihtsalt natukene tõbine seis on. Ma usun, et see sama mesi, eestimaine mesi koos taruvaiguga aitab järgmise väljanäituseni kõikidel üle elada, kes ei ole seda saanud siit Palamuselt, ostke ja hankige seda mujalt, aga eestimaist. Ja ühtlasi lõpetame siit ka otseülekande ja ma loodan siiralt, et me kohtume juba järgmisel aastal siin samas Paunveres. Lähen maailma rändama, siis sulle seda ei ütlema, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Leidub teid ja leidub maid ja leidub sinust paremaid, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Ja teen tuleb vastu peijari, vaid mööda minnes mina seiran neid, kui pole sul tarvis teada, mida ma teen. Roosinupp ja veiniklaas on peibutuseks kõigil käes, polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Ja teen tuleb vastu peijari, vaid mööda minnes mina seiran neid, kui pole sul tarvis teada, mida ma teen. Roosid ja veiniklaas peibutuseks kõigil käes, polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen.
kuidas mina otsin jällegi, kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen. Õnnelikult siis mina saan, kui minult midagi ei küsi saa, sest polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Aitäh!